Aga nüüd siis teeme piiblid lahti ja vaatame teist Moosese raamatut. Maailmast välja kutsutud. Läheme natukene edasi. Peatükid 12 ja 13. Tugevda oma usku. Kuidas me teeme oma usku tugevamaks? Et tuletab mulle meelde, et hiljuti 2-3 nädalat tagasi mõned töömehed tulid meie tänavale ja tegid tänavatööd. Et olid mõned nagu nõrgad kohad ja mõned kohad, kus ei olnud äravoolu üldse ja tekkisid suured nagu veeporid. Aga jah, need mehed, ma ei tea, päris palju, 15 või 20 meest, kõik korraga tulid ja massinatega ja nad kaevasid ja ma nägin, et need kohad, mis olid tänavakohad, mis oli nagu purunenud ja katki läinud, nad lihtsalt kaevasid kõik välja, nagu hävitasid täiesti need kohad ja siis tehti nagu uut asfalti katet selle asemele. Ja kuidagi lahendasid need äravoolu probleemid ka. Loodame, vaatame siis kevadel, kui on palju vett sulamas, kas nad said hakkama sellega. Nemad tegid meie nagu tänava tugevamaks, aga meie tahame tugevdada oma usku. Ja kuidas me teeme seda? Me ei saa lihtsalt tellida firma ja meeskonda, et selle ära teha. Me peame natuke vaeva nägema. Ja meil on need tugevdamisallikad olemas tegelikult. Näiteks saad tugevdada oma usu isade tunnistustega. Et vaatame, kuidas olukord siis oli sel ajal, kui Israel läks välja Egiptusest välja. Nendel Israelastel oli oma nagu isade usk. Vaatame näiteks peatükk 12 ja Salm 41. Piibel ütleb, kui neid 430 aastat lõppesid, siis just sel samal päeval sündis see, et kõik issanda väehulgad läksid Egiptuse maalt välja. Mooses tahab, et me teaksime, et täpselt, kui 430 aastat olid täis seal Egiptuse maal, nad läksid ära, kõik. Miks see aastanumber oli nii tähtis? Sellepärast, et Jumal lubas Abrahamile, et tema järglased siis elavad umbes 400 aastat seal Egiptuse maal ja siis nad lähevad ära ja saavad vabaks. See oli see, et Abraham andis oma tunnistuse, et Jumal on ustav. Ja israelased, nad panid tähele, et 430 aastat täpselt ja nüüd oleme vabaks saanud. Ja see tegi nende usu tugevamaks. Ja siis teine tunnistus järgmises peatükis ja Salm 19. Piibel ütleb seal, ja Mooses võttis enesega kaasa Joosepi luud, sest tema oli Iisraeli lapsi vandega kohustatud öeldes, Jumal hoolitseb kindlasti teie eest, siis viige ka minu luud siit enestega kaasa. Nii vägev, et see oli mitu sajandit nagu tagasi elas see Joosep. Ja ta ütles, et mina suren siin Egiptuse maal. Aga ma tean, et Jumal on lubanud Abrahamile, et me saame siit välja. Läheme tõotatud maale tagasi. Ja kui te lähete, siis te võtate kindlasti minu luud teiega kaasa. Ja siis matta mind maha siin tõotatud maal. Ja siis nad läksid ära ja nemad ei olnud unustanud
Joosepi pojad, järglased, nemad võtsid tema luud endaga kaasa, kui nad ära läksid. Iisraelastel olid oma isade usk, Abraham, Iisak, Jaakob, Joosep. Ja see andis neile julgustust, et vaata, meie esiisad annavad tunnistuse, et Jumal on ustav, et Jumal, kui ta lubab midagi, siis ta teeb ka ära selle lubaduse, täidab. Ja meie ka samamoodi, me saame ammutada Piiblist selliseid tunnistusi. Sellepärast natuke varem ma lugesin sellest kirjas Hebrealastele peatükis 11, kus on kogu nimekirja Vana Testamendi tegelasi, kes annavad kõik tunnistuse, et Jumal on ustav, et nagu tasub uskuda, tasub Jumalale truuks jääda, sest Jumal annab Jumal annab neid õnnistusi, kui sa jääd temale truuks ja õnnistab sind. Me saame veel rohkem sellest Abrahamist lugeda, rohkem sellest Joosepist lugeda ja isegi sellest Moosesest, kellest me praegu loeme. Ma just lugesin nagu isiklikult Esra ja Nehemia raamatut läbi. No muidugi Esra oli see preester, kes tuli Juudamaale, julgustas neid inimesi ja nad ehitasid Jumala templi valmis. Ja siis ta õpetas Jumala seadust inimestele ja nad hakkasid Jumalat austama kõiges. Ja siis Nehemia oli järgmine. Tema tuli, nägi, et Jeruusalemm on hävitatud ja siis tema julgustas inimesi, nad ehitasid need linnamüürid valmis ja kõik väravad valmis. Ja siis inimesed hakkasid tagasi koolima sinna Jeruusalemma. Ja nemad annavad, kõik sellised tegelased annavad meile julgustust, et nemad usaldasid ennast täiesti Jumala kätte, et ma lähen ja usus, ma teen selle suure asja. Jumal, see on võimalik ainult siis, kui sa aitad ja Jumal aitas. Ja need asjad said valmis ja Jumal oli ustav. Me ammuta siis muidu kindlasti Piiblist tunnistusi, mitte ainult Vanas Testamendis, vaid ka Uues Testamendis, Paulus, Peetrus ja need teised. Ja me leiame neid ka kiriku ajaloost. No näiteks 2. sajandis elas selline kristlane Justin Martyr. Ja Justin Martyr oli kristlane, ta oli piibliõpetaja, pastor, koolis sinna Rooma linna. Seal ajal, millal nagu Rooma oli suur võimas. Ja tema siis õpetas Jeesusest seal, rajas oma nagu usukooli ja tal oli mitu õpilast. Aga kui see sama Justin Martyr, kui ta pidas nagu debatti ühe kohaliku filosoofiga, siis see filosoof pahandas ja andis valitsusele teada, et on selline vend, kes meie jumalatele ei usu ja nendel aegadel nad oleks kutsunud teda ateistiks, sest ta ei usu jumalatesse. Vaid ütleb, et on üks kindel jumal ja ei austa seda imperaatorit jumalana näiteks. Ja siis kohalik valitseja pahandas ja ka, et kutsus tema ette kohtusse koos 6 oma õpilasega. Ja nemad olid süüdistatud selles, et nad usuvad ainult Jeesusesse, et tema on ainus Jumal. Valitseja ütles, austa meie Jumalat kohe, ohverda meie Jumalatele kohe.
ja nemad keeldusid. Valitseja ütles, et kui ei kuula sõna, siis me piiname teid armutult. Aga Justin Martin ja teised, nad vastasid umbes niimoodi, et see on meie soov, et olla piinatud meie Issanda Jeesuse Kristuse pärast ja sellega päästetud saada. See annab meile päästmist ja kindlat julgust selle palju hirmsama meie Issanda ja päästja kohtujärje ees. Ja nemad said sel päeval surma. Pead olid maha ära rajutud. Aga nemad andid tunnistuse, et nad ei karda seda maapealset kohtust, kohtujärjet. Nemad kardavad rohkem see, et kui nad seisavad Jeesuse ees, Issanda kohtujärje ees, et nad tahavad seal kiidetud saada, mitte siin maa peal. Annavad tunnistuse. No, pigem selline kaasaegne näide tuleb Indiast, kus, ma ei tea, täpset infot ei ole, sest on nagu äsja sündinud ja nad ei taha öelda, kus täpselt ja kui palju inimesi ja mis aastal ei anna mitte mingit vihjet, aga kuskil Indias, mis on hästi suur maa, läksid mõned noored ühest kohalikust külast ja see kohalik küla oli selline islami küla. Kõik olid seal moslemid. Aga mõned ei olnud, aga nad ei julgenud midagi öelda, sest nad kartsid taga kiusamist kindlasti. Aga mõned noored läksid koos linna, kõik koos. Aga keegi ei olnud, kuhu nad lähevad, mida nad teevad. Kes oli kursis, teadsid, et nad lähevad linna kristliku jüngerdamiskursusele, kus nad õpivad siis Jeesusest. Ja tegelikult päris mitu noort said päästetud seal. Aga kogu aeg, kui nad ära olid, kohalikud olid uudishimulikud, nad tahtsid teada ja kuna keegi ei öelnud neile, kuhu nad lähevad, kõik kartsid öelda, siis nad järeldasid, et see on vaid üks võimalus. Me teame, et saadeti noori linna, et nendega raha teenida, võib-olla mingid seksiteenusega, võib-olla mingi porno videoga teha, sellepärast keegi ei taha öelda. Aga vanemad saavad raha selle eest. Noored tulid tagasi ja ikka veel nad tahtsid, et keegi tunnistaks, et see on see, mis see oli. Aga inimesed kartsid, sest selles kultuuris, kui kohalikud usuvad seda, kui sinu oma sugulased usuvad seda, et sa oled sellist asja teinud ja nii suure häbi oma perele teinud, siis on selline asi, mida nimetatakse au tapmiseks. Et pere au pärast sinu sugulane tuleb, tappab sinu. Et päästa pere au ära. Lõpuks tuli välja, keegi andis mingi SD-kaart, et kõik, mis juhtus, on selle kaardi peal. Vaata ise. Ja siis nad vaatasid, nad arvasid, et tulevad mõned pornovideod või mida iganes. Aga ei, see oli kõik Jeesusest. Siis nad said teada, et sellepärast see oli mingi kristlik asi Jeesusega. Ja mis juhtus? Need kohalikud võtsid kõik need noored kinni ja viisid nad ära teise kohta, kus oli koolimaja. Ja need pandi kinni sinna. Olid mõned poisid, mõned tüdrukud ja mõne päeva pärast lasti vabaks need poisid, aga mõned tüdrukud jäid ikkagi kinni mingi kuu aega. Alguses olid nad kõik koos ja vanemad on siis teises külas, ei tea, mis saab,
mis toimub selles majas. Aga pärast tüdrukud ütlesid, et ja alguses olime kõik ühes ruumis, aga nad tahtsid, et me tunnistaksime, et see on kõik vale, et me ei usu Jeesusesse, et islam on üks ja ainus usk maailmas. Ja siis nad panid kõik tüdrukud eraldi. Ja nad hakkasid neid üle kuulama. Ja nad tahtsid leida mingit valet. Aga nüüd tüdrukud ütlesid, et püha vaimu juhtamisega me kõik vastasid sama asja, samade küsimustele. Isegi siis, et me ei olnud üks teisega kontaktis üldse. Ja üks õpetaja seal ütles see kõige vanemale tüdrukule, et ma tahan teada, kas sul on tatoveering, ristikuju tatoveering sinu keha peal. Ja selleks sa pead riidest lahti võtma. No tavaliselt selles kultuuris noored inimesed on kuulalikud, teevad kõik, mida õpetaja ütleb, mida vanemad ütlevad. Aga see tüdruk ütles, et tal oli julgust. Ja ta ütles hoopis niimoodi, et ma olen nõus seda tegema ainult siis, kui ei leia seda tatoveeringut minu keha peal, siis järgmisena pead sina riidest lahti võtma ja siis vaatame, kas sul on see ristikuju tatoveering keha peal. Aga ma ei tea, kas see õpetaja oli naissoost või, aga ta ei olnud nõus. Ja siis ütles, okei, me seda ei tee. No lõpuks kuu aega hiljem nad lasid neid vabaks, kui üks kohalik tuli arsti kirjaga, mis oli kirjas, et üks nendest tütrekutest oli ravimit vaja. Ta oli mingisugune kapsuhaigus, et ta ei olnud saanud oma ravimit, ütles, et te olete siis selle lapse surmas süüdi, kui te hoiate neid nii kinni. Ja siis lõpuks nad andsid siis järgi ja lasid neid vabaks. Aga nüüd need noored, see sama artikkel ütleb, et need noored, nüüd ei ole midagi karta, et keegi saab teada, et nad on kristlased, kõik teavad. Ja mida nad teevad? Nad õpivad edasi, käivad edasi jüngerdamiskursusel ja jagavad oma usku. Nad teavad, et see tagakiusamine käib koos selle kristlane olemisega. Ja nad ei karda seda enam. Nad on hästi julged noored. Nemad annavad siis tunnistuse meile ja teevad meie usu tugevamaks. Kaks allikat meil on. Kuidas tugevdada oma usku? Usu isade tunnistustest, isegi kaasaegsest tunnistusest. Ja siis me loome ka sellised uued usutraditsioonid. Mida israelased tegid? Sa pead tegema selle usu omaks. Ma räägin eriti siis noortele ja lastele. Praegu on siis kerge öelda, et minu vanemad usuvad või minu vanemad viivad mind kogudusse ja või vanemad siis loevad mulle piiblit aga kas see usk on saanud sinu omaks? See on hea küsimus. Israelased, nad teadsid, et meil on Abraham, Isak, Joosep ja Jaakob ja nemad on suured usklikud inimesed. Aga kas meie usume seda? Nemad tegid omal ajal uued usutraditsioonid. Küll Jumal käskis, et nemad teeksid seda. Aga nad tegid, nad võtsid selle omaks. Näiteks hapnemata leibade püha. Seda ei olnud enne, aga nüüd hakkas olema. Ma loen siis peatükis 12, 14-20.
12:14. See päev aga jäägu teile mälestuseks ja pühitsege seda Issanda pühana. Oma sugupõlvede kaupa pühitsege seda igavese seadusena. 7 päeva sööge hapnemata leiba, juba esimesel päeval kõrvaldage haputaigin oma kodudest, sest igaüks, kes esimest päevast 7. päevani sööb hapnenud, selle hing hävitatakse Iisraelist. Esimesel päeval olgu teil pühalik kokkutulek. Samuti olgu 7. päeval pühalik kokkutulek. Neil päeval ei tohi teha ühtegi tööd, ainult mida iga hing sööb, üksnes seda valmistage. Te peate pidama seda hapnemata leibade püha, sest just sel päeval ma viin teie väehulgad Egiptuse maalt välja. Seepärast pidage seda päeva kui igavest seadlust teie sugupõlvedele. No ma lõpetan seal. Tuli uued pühad. No juba oli see paasapüha, millest ta rääkis. No see on ka uus nende jaoks. Ja siis hapnemata leibade püha. See on enam-vähem nagu üks suur püha. Ja kõik kokku 8 või 7 päeva, ma ei mäleta täpselt. Ja ei tohtinud hapnenud, kuidas öelda, hapnenud nagu leiba sööma. Et sellepärast, et kui nad läksid Egiptuse maalt välja, Jumal ütles, et võtke kaasa selle leiba taigna. Ja siis 7 päeva, kui nad kõndisid ja marssisid, igal õhtul, igal hommikul nad tegid lõket ja selle taignega tegid mingisugust nagu kõva leiba, mis ei paisunud üldse, sest ei olnud haputaignet sees. Jumal ütles, et seda mälestada igal aastal, samal ajal, 7 päeva on hapnemata leibade püha. Ja siis mitte ainult see paasapüha, hapnemata leibade püha, vaid tuli ka, et kõik esmasündinud Issandale pühendatud. No näiteks see on järgmises peatükis 13. 13. peatükis ja Salm 1. Ja Issand rääkis Moosesega öeldes, pühitsege mulle kõik esmasündinud, kõik Iisraeli laste emakodade avajad inimestest ja kariloomadest, neid olgu minu. Ja siis hüppame edasi, Salm 11. Ja kui Issand sind on viinud kaananlaste maale, nagu ta sulle ja su vanemaile on vandunud ja on andnud selle sulle, siis vii Issandale kõik, kes avavad emakoja ja kõik isased esmikud su kariloomade kandest olgu Issanda päralt. Nii, kõik esmasündinud nüüd kuuluvad Jumalale. Miks? No selline loogika, et kui paasapühal said kõik Iisraeli esmasündinud päästetud sel päeval, kui nad tapsid selle paasapüha tall ja panid seda verd ukse raamile, siis Issand päästis neid. Issand ütles, et kuna ma olen neid päästnud, nad pidid surema, aga ma päästin neid kõik, need kuuluvad mulle. Et kui te tahate, et esmasündinud lapsed jääksid teie juurde, siis peab neid lunastama. Ja siis hiljem on, ma arvan, et võib-olla 4., 3. või 4. Moosese raamatus on kirjas, et täpselt kui palju tuleb maksta, et lunastada oma esmasündinud, sest nemad kuuluvad Issandale muidu. Nagu Hanna andis Samueli oma lapse Jumalale. Tema ei lunastanud, vaid andis Jumala teenistusele. Ja kõik esmasündinud loomad tuleb neid kas lunastada või võib-olla kergem lihtsalt neid ohverdada Jumalale templis. Nad kõik kuuluvad Jumalale ja iga kord, kui see juhtub, see tuletab meelde,
oli nüüd paasapüha ja see hävitusingel käis läbi Egiptuse maal ja nüüd see tuletab kõik meelde. No kristlik usk peab saama sinu isiklikuks usuks. Sel päeval sai selle nagu usk Issandasse, Jehovasse, sai nagu nende omaks. Ja nüüd ei ole ainult nagu, et kunagi Abraham, kunagi Joosep. Nüüd on nii, et me oleme seda ka kogenud ja me mälestame seda nende uute pühadega. Aga see kristlik usk, see peab saama ka sinu isiklikuks usuks. See tähendab, et sinuga isiklikud. Mõtle oma päästepäeva peale. See päeval, kui sina said päästetud. Ja mälesta seda, mõtle selle peale. Sinu oma ristimise päeva peale. See päev, kus sa andsid teada kõigile avalikult, et jah, ma olen kristlane. Ja sa tulid kirikusse või ma ei tea, läksid järve, kuidas iganes see oli. No, meie koguduses on olnud meie tagahoovis selle suures nagu sauna tünnis. Kuidas see on? Ja sa andsid nagu avalikult teada, et jah, see on nüüd minu usk. Ma tahan, et kõik teaksid, et ma olen Jeesuse vastu võtnud. Siis mõtle selle peale ja sinu oma tunnistus selles mõttes, et kõik, mis juhtus sinu elus enne, kui sa Jeesuse juurde tulid. Et kui ma räägin näiteks oma sõber Rolandiga, tal on nagu pikk jutt, et mis juhtus, üks sugulane oli usklik ja Jumal päästis teda selles olukorras ja sellest ja siis lõpuks nagu tulin mina ja ma julgustasin, et ta tuleks Jeesuse juurde, et see on kõik sinu oma tunnistus, kuidas Jumal juhatas sind enda juurde. Mälesta seda ja tähista seda. Ja siis on sinu oma aeg koos Jumalaga iga päev. Kas see on sinu isiklik usk? Kas sul on nagu oma aeg koos Jumalaga? Või kas alati on see, et kui sa käid kirikus, kui pastor palvetab või mida iganes, või kas on see sinu oma usk? See on hästi oluline. Ja sinu lood, see on ka nagu tunnistus, kuidas Jeesus on sind aidanud, kuidas ta on sind juhatanud sellest ajast, kui sa oled Jeesuse juurde tulnud. See on siis sinu oma usk. Mitte ainult see, et kunagi Paulus, kunagi Peetrus, kunagi Nehemia, aga see on ka sinu oma. Mida Jumal on sinu elus teinud. Mõlemat on vaja. Ja me tahame kindlasti anna järgmisele põlvkonnale edasi. Mulle nii meeldivad, kuidas Issand ütleb, et teie lapsed hakkavad küsima. Kui te teete neid imelikuid asju, lapsed küsivad. Peatükis 12 ja Salm 25. Ja kui te tulete maale, mille Issand teile annab, nagu ta on öelnud, siis pidage seda teenistust. Ja kui teie lapsed teilt küsivad, mis teenistus see teil on, siis vastake. See on paasa ohver Issanda jaoks, kes ruttas mööda Iisraeli laste kodades Egiptuses, kui ta nuhtas Egiptasi ja päästis meie kojad. Siis rahvas kummardas ning heitis silmili maha. Issand ütles, et lapsed küsivad, miks me tähistame seda paasapüha, mis asi see on? Me kõik istume ja meil on see need täpsed nagu road, mida me sööme paasapühal. Miks on terve nädal aega, et meil on hapnemata leiba? Milleks? Ja siis Issand ütles, et see on teie võimalus. Siis te seletate ja sa annad nagu järgmisele põlvkonnale edasi oma usu. Samas on järgmises peatükis 13 ja Salm 14. Ja kui su poeg sinu tulevikus küsib,
öeldes, mida see tähendab, siis vasta temale. Vägeva käega tõi Issand meid välja Egiptusest, orjuse kojast. Siis, kui Vaaro oli kalgilt meie mineku vastu, tappis Issand kõik esmasündinud Egiptuse maal. Inimeste esmasündinuist kariloomade esmasündinunetini. Sellepärast ma ohverdan Issandele kõik ema koja avajad isased ja lunastan kõik oma poegade esmasündinud. No jälle nad küsivad, et kui on esmasündinud nagu talv või kits või mida iganes, miks see kuulab Issandale? Miks sa ohverdad seda? Siis vanematel on hea võimalus jälle. Sellepärast, et Issand päästis kõik need esmasündinud sel päeval Egiptuses. Ja siis me anname edasi. No kindlasti lapsed küsivad, miks me kirikus peame käima, miks me loeme söögipalvet enne kui sööme, miks me peame siis piiblit lugema iga päev, miks me palvetame koos, siis iga kord on võimalus. Ausalt, võib-olla mõnikord lapsed natuke virisevad, et miks me peame. Aga niikuinii on see võimalus neile seletada. Ja siis meil on vaja selliseid häid traditsioone. Mõned asjad ei ole nagu täpselt piiblis kirjas, et peame seda või seda tegema. Näiteks see söögipalvet. Jeesus ei olnud, et iga kord, kui te sööte, siis peate söögipalvet tegema. Ta nii täpselt ei olnud. Küll ta ütles palvet, kui ta andis süüa nende 5000 inimestele. Aga see on hea traditsioon, see tuletab meile meelde, et kõik head asjad tulevad Issandat ja me täname teda selle eest, kui me sööme. Või mõned, kui nad hakkavad sõitma autoga kuhugi, siis tehakse algust nagu palvet, et Jumal hoia meid sõiduteel, et meil oleks turvaline. Ja siis on igasugused jõulutraditsioonid. Me loeme, näiteks meie pere, kui me istume seal elutoas ja kõik ootavad, et me teeme kingitused lahti nüüd. Enne me loeme piiblit, kas Luukas evangeeliumis või Matteus evangeeliumis, kus kuning need tähetargad andid kingitused Jeesusele. Sellised head traditsioonid, iga pere võib-olla teeb natuke teistmoodi. Oleme enne teinud nii, et me tüdrukud teevad küpsiseid hästi palju, jagame naabritele, anname mingisuguse traktaadi kaasa, väikese tunnistuse kaasa. Perega, kogu perega nagu piibli lugemine, palvetamine. Igasugused head traditsioonid. Me teeme selle usu nagu omaks. Living Waters podcastist on Emil Swain. Tema teeb hoopis teisel tasemel, ütleb, et meie perel on eesmärgi lause. Hästi pikk lause. Terve nagu lõik sõnu, et meie pere, me tahame nagu Jumalat austama igas asjas, ja tule hästi pikk lause. Ja kõik on pähe õppinud selle. Kõik teavad, et jah, see on meie pere eesmärk. Kõik, mida me teeme, on selle eesmärgiga. Või võib-olla mõnel perel on selline pere piiblisalm, et see piiblisalm on see, mis ütleb, et mis on meie pere eesmärk, et me austame Jumalat kõiges. Et kõik igasugused head traditsioonid, me teeme selle usu omaks. Aga me tahame just nagu meie tänav tehti tugevamaks. Me tahame oma usku tugevamaks teha. Ja tänases tekstis me leiame, et on kaks nagu kindlat allikat. Üks on nagu piibel ise. Ammutame sealt igasuguseid tunnistusi. Ja nad annavad meile julgust
teevad meie usu tugevamaks, nagu sellepärast on kogu Vana Testament meile säilitatud, et me saame seda lugeda. Ja siis me loome ka uued usutraditsioonid, tähistame oma päästepäeva või ristimispäeva, mida iganes. Ja siis loomulikult lapsed küsivad, et miks me teeme seda, miks me palvetame ja anname järgmisele põlvkonnale edasi. Aga ma loodan, et sinu usk on tugev. Isegi kui on tugev, võib alati tugevaks olla. Et teeme selle tugevaks.